kooliaasta lõpp läheneb ja perereiside hooaeg saabki alguse. Millised on need kõige tähtsamad toimingud, et pere turvaliselt reisile viia? Alati on kõige tähtsam see, et kui minna reisile, siis tuleb teha reisikindlustus. Aga millal seda teha? Et mina arvan, et õige aeg seda teha on täpselt siis, kui tehakse esimene siis nagu reisi broneering või piletiost. Sest et tihti võib juhtuda see, et inimesed nagu plaanivad reisi ära, jätavad selle kindlustuse viimasele hetkele ja siis võib juba midagi vahepeal juhtunud olla. Et tähtsam on see, et teeme kohe ja siis ei ole probleeme. Oluline on alati see, et tehakse kõigepealt tervisekindlustus, mis on kõige olulisem reisikindlustuse juures, sest et need ravikulud nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat võivad minna väga suureks. Et meie enda kogemusest meil viimase poole aasta jooksul on olnud üle 100 000 tervisekahjusi 3 tükki. Ja see on juba see summa, mis võtab iga pere jalust nõrgaks. Tasub alati mõelda ka reisitõrkekindlustusele, kuna lapsed tihti jäävad rohkem haigeks kui täiskasvanud ja nad on ka aktiivsemad, murravad, hüppavad, kukuvad. Ja kolmandaks siis ka nagu pagasikindlustus, et kui asjad on kaasas, siis nad alati võivad kaotsi minna ja ilma asjadeta ei ole see reis päris see. Aga Euroopa ravikindlustuskaart on ju täiesti tasuta. Mida siis see katab? Ta katab Euroopa riikides riikliku raviteenuse kulud. See tähendab seda, et nagu midagi sealt saab, aga ta kindlasti ei ole nagu piisav selleks, et eriti perereisile minna. Et sealt saab osalise ravikulu, aga reisikindlustus lisaks ravikindlustuskaardile katab ka erahaiglate ravid, et tihti on Euroopas riike, kus riiklikud meditsiinid praktiliselt ei olegi, näiteks Austria, Prantsusmaa, et seal enamus haigleid on nagu erahaiglad ja kõik need muud asjad, mis puudutab transporti haiglasse või halvemal juhul isegi eritransporti koju, kui on suuremad õnnetused või haigused. Aga kordame nüüd veel kord üle perereiside meelespea. Number 1, tehke kindlustus kohe ja valige endale vajalikud kindlustuskaitsed, et mida rohkem, seda uhkem ja kindlasti reisitõrke puhul ei tasu piirduda selle kuluga, mis te olete selle reisile teinud, sest et kui peaks toimuma mingid reisiplaani muutused või mingid muud ootamatused, siis need lennupiletid pahatihti nagu vahetult ennem reisi on palju kallimad kui need algselt ostetud odavlennupiletid. Ja siis mõelge, et kas teil on tarvis ka pagasikindlustust, kas äkki ka vastutuskindlustust, kuna lapsed vahest võivad käituda nagu elevant portselini poes ja need arved ei pruugi ka liiga väiksed olla. Selline praktilised näited, mis võib olla kindlustusega seotud, aga mingil määral siiski, et minge kindlasti aegsasti lennujaama, eriti lastega. Mõelge, mis te pagasisse panete. Näiteks panna akupanka ärantavasse pagasisse, siis ma võin teile garanteerida, et see kott jääb Tallinna lennujaama ja teiega kaasa ei tule ja tekite jällegi päris palju sekeldusi. Ja lisaks loosime ühele hooajasaate vaatajale välja Salva multifunktsionaalse reisikoti, mis on nagu ratastel reisikott ja seljakott samaaegselt. Ja selleks, et seda võita, minge kas hooaja või Salva Instagrami lehele.